Mis võib olla kaluri suurim rõõm? Võimalus töötada merel, hea püügiõnn ja paras kogus head, ilusat kala, ühtehoidev meeskond, kelle peale võib tormituultes loota ning kindlasti ka maal meremeest koju ootavad armsad inimesed. Seisame oma võttegrupiga pimedal novembriõhtul Veere sadamas ja ootame seda kauguses vilkuvat tulukest kaile lähenemas. Ootevalmis on ka esialgu lainetes hulpiv kajakaparv, kes traaleri lähenedes kõva kisaga lendu tõuseb. Lähenev Ann-Mari 1 on uus ja ilus kalalaev. Pole veel aastatki merd kündnud, seepärast teda vaatama läksimegi. Meil oli kaks vanemat laeva ja kuna tehnika oli nagu juba hakkas vananema ja siis avanes selline võimalus 2004. aastal taotleda viimase aastana uue laeva ehituseks toetust, siis otsustasime seda teha ja saime positiivse vastuse ja nii ta sündis. Kas mõte oli selge, et tahate uut laeva? Ikka jah, et vana moderniseerimisest ei saa kunagi nii head tulemust kui uue laeva ehitamise puhul. No tuli läbi käia see tee, et tuli taotlus kirjutada ja nii edasi ja nii edasi. Taotluste vormistamine ei ole enam nii keeruline ja taotluse valmistasime ette ise. Hankisime pakkumised, rääkisime läbi projekteerijaga ja ei ole nagu kõrvalist abi selles mõttes mingi konsultatsioonifirma näole kellegi nagu kasutanud. Aga no laev maksab ju nii palju, et kuidas te? Hansapank kindlasti suured tänud tuleb öelda Hansapangale ja muidugi Priiale, kellega oli suhteliselt adus asjaajamine. Laevastiku moderniseerimismeede on meil olnud avatud nüüd igal aastal 2004. aastast ja tegelikult ka 2007. aastal veel kasutasime eelmise perioodi vahendeid. Taotlejaid on seal olnud, võiks öelda, üsna palju, 62 taotlust on rahuldatud ja mahuga siis 32 miljonit krooni. Nüüd selle meetme eesmärk iseenesest on uuendada ja parandada Eesti laevastiku olukorda. Et me peame arvestama, et Eesti laevastik kahjuks baseerub Nõukogude aegsetel laevadel, mis on moraalselt ja füüsiliselt üsna väsinud juba. Ja samas laevastiku olukorrast sõltub väga kalapüügi efektiivsus, kas või kütuse kasutamine ja samuti meeskonna ohutus ja seisukord. Ja seda meedet siis eelkõige kasutati laevastiku moderniseerimiseks, masinate vahetamiseks, sellise üldseisukorra parandamiseks. Õnnestus ka toetada ühe suurema uue traallaeva ostu. Ja hiljem kahjuks seda enam ei saanud toetada, kuna see toetusliik kadus. Teiselt poolt väga palju toetusi läks navigatsiooni ja ohutusvahendite olukorra parandamisele. Merele läksime hommikul peale 7, väljusime ja püük toimus siin samas kalda lähedal, sellises piirkonnas, Tagalahest põhjapool ja põhjuseks see juba, et tormilm oli, suurele merele minna ei saanud. Saak oli tänase päeva kohta võiks ütelda kesine. No kui me teid siin kaldal ootasime, siis meile tundus küll, et hästi pikalt tulite, et kui kaugel siis olite siit sadamast? Sadamast 3 tundi sõitu, et nii lähedal ja kui nüüd meremiilidest või mereterminitest rääkida, siis umbes 7,5–8 miili kaugusel. Kas selle laeval töötada on midagi muud kui mõnel vanal laeval? Igatahes. Siin on üsna käepärane kõik esiteks, kaasaegsed seadmed, see on ka muidugi väga oluline ja neid asju on üsna palju tegelikult. Aga missugused need kaasaegsed seadmed, mis on nagu kõige tähtsam üldse, kui üks kalalaev läheb merele? Ma usun, et kõikidel laevadel need esmased aparaadid on olemas, radar ja kaardiprogramm loomulikult ja kalalaevadel väga oluline kajalood, mille järgi me siis kala otsime. Selle värvilise pildi järgi on siis näha kalad ja siin on
ka selline kalaotsimissonar, hetkel ma seda tööle panna ei saa, mis on väga vähestel laevadel Eestis. Seda pilti, mis otse laeva all on, näeme selle aparaadiga. Et ütleme nagu ette külgedele või taha me ei näe. Kas see tähendab seda, et ikka peab nagu seda vana meremehe oskust olema, et peab nagu mingi aim olema või muud teadmised olema, et leida üles need kalaparved? Noh, nagu kalameestel öeldakse, et hea nina peab olema. See on põhiline. Et see nagu määrab ära palju ja muidugi on see kalameeste vaheline informatsioon on ka üsna oluline, kuidas omavahel teavet jagatakse. Et kuigi masinad on väga head, peab ikkagi inimene kõigepealt olema? Ei, otse loomulikult. Traalpüük on suhteliselt traditsiooniline, muidugi need uued seadmed, vintsid on head, võimsad, ei jää jänni, kui kala rohkem on, siis jaksavad võtta ja traali välja. Ja ütleme, et sellel teel nagu ei ole palju edasi läinud. Muidugi on üks nüanss on, et traali küljes käiv aparatuur, sonar on ka, mis on pisut erinev teistest, et see näitab ka ütleme, traali ristlõikena näeme ära, kui on kuskil sellise järsu parda ääres püük kaljude lähedal, siis näeb ära, kas traal vastu kaljusid võib minna või. Ja niimoodi saab ära hoida seda katki tegemist. Ohutum ja eks see aitab kulusid vähendada ka ju. Mereomadused on ka head. Uskumatult head sellise väikese laeva kohta. Sai siin algul suhteliselt pessimistlik oldud, aga ei saa ühtegi paha sõna ütelda. Püstuvus ja stabiilsus, need põhilised asjad, et ta nagu külglaines sõites sellise kehvempoolse ilmaga kartsime seda, et ta hakkab meeletult kõikuma ja tal on vahendeid peal, mis aitavad seda kõikumist vähendada ja olukord on hoopis parem, kui ütleme siin vanematel laevadel ja suurematel laevadel. Ja muidugi uued kaasaegsed asjad on kõik head siin, ei oskagi midagi välja eraldi tuua. On ka kiire laev? Töölaevad ei hiilga oma kiiruse poolest. Põhieesmärk on ikkagi, et tal oleks jõudu oma tööd teha ja siis on selle peale rohkem rõhku pandud. Toetatav investeeringu summa oli 15,6 miljonit, millest toetus oli 6,2. Palju siis ise tuli teil oma raha kasutusele võtta? Oma finantseering oli 3 miljonit krooni ja ülejäänu tuli pangast. Et kas praegu maksate veel tagasi? Ikka. 10 aastat. Maksame veel seda laenu tagasi. Kas ta on nagu teile juba nii ausalt, nagu öeldakse, seda raha tagasi toomas, sest et võlg on just suur panga ees? Ikka, jah. Eks ta ikka tasapisi ja loodame ikka, et kalahind paremaks läheb, eks ta siis ikka tuleb tagasi ka. Ilma toetuseta ei oleks kindlasti sellist projekti ette võtnud. See meede päris kindlasti jätkub ja sellele on ka märksa rohkem finantsvahendeid ette nähtud. Samuti tuleb uuel perioodil juurde võimalus toetada ka kalalaevade mootorite vahetust efektiivsemate ja ökonoomsemate vastu, mis kindlasti aitab väga palju kaasa selle laevastiku efektiivsusele.